Saage tuttavaks, see on Aruküla mõis. Ei, mitte Aruküla mõis Järvamaal Koerus, vaid Aruküla mõis Harjumaal Raasiku vallas. Mõlemad mõisad pärinevad 17. sajandist, kuid see siin oli algul mõõtmetelt tagasihoidlikum, ühekorruseline ning kuulus Baranovide aadliperekonnale. Teine korrus ehitati hoonele alles 20. sajandi algul. Mõisa juurde kuulusid kaunilt kujundatud park ning kõrvalhooned, valitsejamaja, meierei, ait, laut ja veski koos tiigiga. Mõisa südamesse suunduvad sissesõiduteed olid kujundatud alleedena. Viimane mõisnik Arukülas oli kindral Peeter von Baranov, kes elas ise küll Peterburis, kuid külastas tihti ka oma Aruküla valduseid, kasutades selleks 19. sajandi teises pooles loodud raudteeliini, kuhu mõisniku korraldusel ka Aruküla peatus loodi. Peatuse nimeks sai esmalt mõisniku järgi Baranovka. Ajaloolised fotod, mida näete, kinkis meile Prantsusmaal elav mõisaomaniku järeltulija Tatjana de Montesquieu, kes meid aastaid tagasi külastas. Aruküla kool alustas mõisas tegutsemist 1921. aastal 6-klassilise algkoolina. Mõisamaja oli ka seltsielu keskuseks, kus tegutsesid puhkpilliorkester ja koorid, tehti näitemängu ja tantsiti rahvatantsu. Siin asus ka Aruküla raamatukogu ning toimusid mitmed spordiringid, sealhulgas maadlus Kristjan Palusalu juhendamisel. Koolilaste käsutuses oli mõis kuni 1978. aastani, mil valmis Aruküla 8-klassilise kooli uus hoone. Teiste seas on siin majas oma haridusteed alustanud endine peaminister Andres Tarand. Suurte teenete eest vabadussõjas kingiti enne sõjaaegse Eesti Vabariigi silmapaistvale ühiskonnategelasele ja peaministrile Kaarel Eenpalule Aruküla mõisamaad, mille ta kujundas talumajapidamiseks, rajades sinna Hellemaa talu. Tänaseks on tema lapselaps Anne Eenpalu rajanud tallu Eenpalu maja muuseumi. 1980. aastatel mõisa peahoone renoveeriti ning alates 90. aastatest tegutsevad siin Aruküla huvialakeskus Pääsulind ning Aruküla Vaba Waldorfkool. Waldorfkoolis omandavad lapsed põhiharidust, lähtudes Rudolf Steineri soovitustest. Kooli õppekava on üles ehitatud õpilase harmoonilise arengu toetamiseks ja ained lõimitud nii, et erinevad õppeained ja kunstilis-praktilised tegevused toetaksid lapses toimuvaid muutusi ja mõjuksid tasakaalustavalt. Eriline rõhk on püüdel soodustada ja säilitada lapse õpitahet, uurivat käitumist, valmidust loovaks tegevuseks ja sotsiaalseks suhtlemiseks. Aruküla huvialakeskus Pääsulind on eelkõige laste muusikakool, kuid siin tegutsevad ka näitering ja kunstiring. Kooli ajalugu on talletatud paksudes kroonikaraamatutes, mille põhjal valmis kooli 25. tegevusaasta puhul juubeliraamat. Raamatu vahel olevale CD-plaanile on talletatud muusikaõpilaste parimad palad. Muu hulgas kõlab sellel ka Pääsulinnu kooli laul. Aruküla mõis on säilitanud oma koha kohalikus kultuurielus. Suviti toimuva külastusmängu unustatud mõisad raames tutvustatakse mõisa ka kaugemalt kohale tulnud huvilistele. Ühtviisi sobiv on mõisasaal nii kammermuusikakontsertide korraldamiseks kui pidulike sündmuste tähistamiseks. Tule Aruküla mõisa, siin oled sa ajaloo, kaunite kunstide ja loovate inimeste keskel.